autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Cupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Cupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interiöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Cupra garaaž, Sõpruse puiestee 170 Tallinnas. Tere kuulejad, autotund on jälle eetris. Stuudios ja õigemini üle interneti Tarmo Tähepõld ja Martin Mets Geenius uudisteportaalist. Kõigepealt tahaks täpsustada, ühesõnaga, et saime tagasisidet, et vist oli eelmise nädala saade jälle natuke liiga vaikselt, et andke kindlasti tagasisidet näiteks tarmo@geenius.ee, kui me oleme jälle kuskil midagi heeblitega sassi ajanud. Aga kui me ei ole midagi heeblitega sassi ajanud, siis tahaks jälle meelde tuletada, et kui kuulad Spotify'st või mis Apple'il on, ühesõnaga, kust iganes te kuulate ja seal on võimalik näiteks ka hinne anda või subscribe'ida või midagi, et tehke seda kõike, andke ainult hindeid 5, võite ka vähem anda. Aga see lihtsalt aitab saatel jõuda võib-olla rohkemate inimeste sinna voogu. Näevad ka, kes ei ole püsikuulajad ja siis on meil ju kõigil toredam, kui meid hästi palju kuulatakse. Aga mis siis, kui me Martiniga saadet teeme, siis on meil ikkagi see oma nädala sündmus ja minul seekord ei virise või hästi natukene. Ühesõnaga, eelmine nädalavahetus oli küll külm, aga oli imeline jääraja ilm ja seda oli ka minu Facebooki feedist näha põhimõtteliselt. Kõik, kellel vähegi võimalus olid, sõitsid kuskil külg ees. Minul on eriti õnn sugulaste kaudu teha seda talviti, kui ilm lubab ühel erajärvel, mis tähendab seda, et seal kedagi teist ei ole, keegi ei ole seda rada kuidagi ära lõhkunud, autosid on vähe ja pakkisin lapsed pühapäeval peale, 16 ja 11-aastase poisi ja sõitsime järvele. Sõitsime minu selle Alfa Giuliaga ja ütleme, et arvestades isa ametit, on mu lapsed hämmastavalt külmad kogu automaailma suhtes. Muidugi, kui ma mingi ägeda asjaga jälle koju ilmun, siis nad vaatavad ja võib-olla isegi tahavad korra sõitma minna, aga sellist, et nad nüüd loeks autouudiseid või minu enda lugusid, et seda ei ole. Läksin järvele, aga tulid muidugi mõlemad kaasa. Ühe peamegi panema nüüd autokooli, neid lapse lube tegema. Ja tead, seal ma siis alati iga aasta avastan, et mingi pisik ikkagi sees on, sest et põhimõtteliselt paar harjutusringi ja juba lasid külg ees nägu naerul. Suurema koti sai mingi hetk lasta ka täitsa üksi niimoodi peale, et ma sain eemalt filmida ja pilti teha ja ka 11-aastane. Et hästi lõbus oli vaadata, et kuigi alguses nad on lausa sellisel tasemel, et igaks juhuks mõlemad küsisid ennem, et kumb on pidur, kumb on gaas. Aga natuks aja pärast just ma imestasin seda selle väiksema poisi puhul, et kui see auto läks külg libisemisesse, siis see rooliga vastu pööramine tuli täiesti nagu intuitiivselt. Et jube hästi korrigeeris, jube hästi oskas niimoodi seal ka libisemises olles hoida seda õiget nurka, et mitte keerata üle või mitte keerata liiga vähe. Isa süda pakates rõõmust. Ja ise, endal oli ka muidugi jube. See oli jääraja sõiduks kõik ideaalsemad tingimused, sest et lund oli vähe, aga samas oli, sest et päris kiilas jää peal, eriti mul on ju lamellid. Aga isegi tavalise naastuga, et seal oleks päris kiilas jääl oleks ikkagi piigiga, ma arvan, lõbus. Et see natuke lund mingitel hetkedel pakkus seda vajalikku pidamist. Valle ei olnud ja kõik see lumi oli tohutu selline pehme ja kohev. Nii et nagu null hirmu sellest, et kui seal on jäised vallid ääres, siis ma ei julgeks ise ja ei tahaks ka lastel lasta sõita. Ja ainukene koht, mille üle ma viriseks, on mu enda auto, sest et jätkuvalt ei ole ma tegelenud sellega, et lasta autogeeniustel ehk siis osadel inimestel natuke progeda, tekitada juurde üks nupp, mis lubaks sellel Alfa Romeo Giulial veojõu kontrolli maha võtta. Et ma olen seda siin korduvalt kurtnud, et Giulia insenerid mis iganes põhjusel
otsustasid, et sellesse autosse sellist nuppu üldse ei tulegi. Et kes teab, siis paljudel autodel see nupp on ja paljudel autodel on see ka niimoodi, et kui näiteks ma ei tea, vist BMW-s ja Volkswagenist, kui sa hoiad seda 4 sekundit all, siis ta võtab selle täiesti maha. Muidu on nii, et sa vajutad lihtsalt ta välja ja kui ikkagi läheb näpust ära, et siis ta tuleb sul appi tagasi. Aga mingil moel on võimalikult täitsa välja lülitada. Alfal null võimalust. Aga ma tean, et sellised järelturuprogrammid ja asjad on juba olemas. Et see auto on mul 4-veoline, aga ta on tagaveolise platvormiga. Ja põhimõtteliselt muus osas oleks see nagu ideaalne siukene jäärajal lõbutsemisauto, aga just see elektroonika peab all. Ja see, et mul ei ole naastreffe. Aga eelolev nädalavahetus tõotab tulla täpselt samasugune, äkki lähen isegi jälle. Ja soovitus on siis, otsige Facebookist Jää- ja lumerajad Eestis, oli vist selle nimi. Ma seal vaatan ja väga paljud ägedad rajad on tegelenud siin sulajärgselt hooldusega, kiidavad, et seis on hea ja ma tean, et Võrtsjärvel vist avatakse eriti pikk jäärada, kuhu lubatakse peale nii piigi ja kõigega. Et otsige ja kasutage seda ära. Nagu ma oma isiklikus Facebooki postides kirjutasin, et selline mõnus jääraja sõit on põhimõtteliselt minu jaoks ainuke põhjus seda kuradi talve siin taluda. Tegelikult vaata, sellega, see tegelikult ei ole mitte ainult selline lõbu. Absoluutselt. Et tegelikult see asi, et kui sa saad aru, et kuidas auto libisemisse läheb ja kuidas see käitub ja kuidas sa ise käitud, see on tegelikult ka sellises igapäevaliikluses väga oluline, et kui ikkagi korra läheb, kuskil midagi läheb näpust ära, siis see juhtuks esimest korda sul keset liiklust, keset maanteekurvi. Vaid sa oleksid varem seda kogemust saanud. Täpselt, et sa saad aru, mis on alajuhitavus, mis on ülejuhitavus, et see, et kui sul libedas kurvis sul auto otse läheb, et sa koged seda jäärajal turvalises keskkonnas. Jah, et võib-olla ei ole võib-olla seal maanteel midagi teha, ei tea, on ju, aga lihtsalt, et see ei juhtu esimest korda ootamatult päris liikluses. Et see on tegelikult selles mõttes väga oluline, et mina jäärajal nüüd ei ole käinud, aga sellist... eks ma olen leidnud need kohad, kus natukene saab proovida. 2 asja sellega meenus veel. Üks oli see, et oli ka siis ju uudis, et loomulikult oli ka Männiku karjääril, ma ei mäleta selle konkreetse koha nime, tohutu rahvast peal ja tuli politsei ja lõpetas selle peo ära. Muidugi ma saan aru, eks ju, seal oli solvumisest, et pagan, et parklates ei või, tänaval on ilmselge, et ei või, aga et kus siis üldse saab lõbutseda ja driftida. Et sellepärast ma soovitangi neid Facebooki jääradu, et need on kontrollitud, keegi seal tõenäoliselt vastutab. Männiku puhul, ma saan nagu politseist aru, et kuni selle hetkeni, kui midagi ei juhtu ja ma ei mõtle isegi mingite autode kokkupõrkeid, sest sellises olukorras võib seda juhtuda. Ma mõtlen näiteks, et kui ei ole kontrollitud jääpaksust, et kui keegi sealt läbi kukub ja politsei ei ole mitte midagi teinud, vaid lasknud sellele asjal seal toimida, siis on täpselt see, et mingi 4 noort on kuskil järvepõhjas ja siis pärast hakatakse süüdlast otsima. Et ma selles mõttes saan politseist aru, et sul pole mitte midagi teha, sa pead sellise peo kinni panema, kui ei ole kindel, et see on turvaline. Aga teine asi, kui keegi teab head moodust, kuidas pärast sellist jääraja lustimist nagu mingi eriti hea häkk saada velgedest see jää välja, sest see oli kohutav. Ma tean, ma sõitsin siis sealt mingi 10-15 kilomeetrit jäi tee peale tikupoiss ja ma tahtsin sealt kapist, kus sa saad rehvides õhku ja seal on tavaliselt ka see veeämber, et klaasi pesta. Ma tahtsin võtta sealt vett, et siis neid velgi nagu leotada, siis seda jääd lahti. Kahjuks see kraan oli kinni külmunud. Aga ma ostsin sealt Alexela poest lihtsalt 5-liitrise vee selle tünni, mis oli seal oli ju toasoe ja siis seda vaikselt niristasin ja kruvikeerajaga sealt toksisin, aga täiesti võimatu. Peale iga jumala jäärajal käimist sa võdistad ennast koju, et nagu see ei ole hea autole, see ei ole mugav sõita, aga mul ei ole nagu ühtegi head lahendust, et niipea, kui ma sealt maha tulen, et kuidas ma siis saan. Et on soovitatud siin sooja garaaži ja survepesu, tõesti, aitäh. Akusooja puhur, aga see on ka selline natukene nagu ohtlik asi on ju, millega sa hakata majandama, et kui sa natukene ikkagi kuskil
natuke seal ebapädevalt lased, siis võivad Just. olla ka kehvemad tulemused. Nii et kui on mõni hea nipp, andke teada. Aga ma laseks nüüd siis Martinil kas kiita või kurta. Ma ei teagi, kumb see nüüd on tegelikult, aga natukene nagu võib-olla tahaksin arutada selle üle, et mis siin nagu viimastel nädalatel on juhtunud, et kuidagi see nagu selline omaette naljakas diskussioon on tekkinud seoses selle elektriautode vihkamise, armastamise ja kõige sellega, kus see akude asi ikkagi lõi nii käima, et kui vaadata kas meie viimast saadet ja selle saate kommentaare Facebookis, siis see on nagu, ma ei tea, kuidas sa seda kirjeldasid, mis siin põhjused on, miks see nii on, et kõik terve maailm järsku on nagu nii plussiks ja miinuseks, nii binaarseks läinud, et kas sa armastad elektriautosid ja see sul sõidab iga hetk või on teine asi see, et mul on see diisel Audi, mis sõidab 1000 kilomeetrit ühe tankimisega ja terve maailm ongi nii polaarne. Ja siis need, kellel on kogu sellest asjast täiesti ükskõik, lihtsalt ei lähe sinna. Kuigi täna just nägin ühe meie loo all ka kommentaari. Mul täitsa ükskõik, millega sõidetakse. Selline, mõned on ka sellised, aga ega vaidlema lähevadki hästi kirglikud inimesed. Aga seda polaarsust on näha, et inimestel on, mul on tunnud, et inimestel just kui praegu jääb mulje, et neid kohe sunnitakse nendesse elektriautodesse, mis paljud ei sõida talvel väga kaugele, kogu see laadjate business, et inimestel on nagu mingi tohutu mure, et see ei juhtu kohe. Et ei juhtu. Et selles mõttes, et sisepõlemismootoriga autosid võib müüa aastani 2035. Ja võib-olla võib sealt ka hiljem. See on nagu sellist praegu on. Ma arvan, et ilmselt võib ka pärast seda tulevad mingid erandid ja nii edasi, et tegelikult ma ei usu, et see ka päris nii läheb. Jah, et see on nagu selline hirm, et ärge kartke, et kui sa tõesti ei usu hetkel seda elektriautondust, ükskõik kas sa oled selles leeris, kes arvab, et tegelikult kogu see aku tootmine ja see auto elutsükkel on sisepõlemismootoriga autost hoopis palju räpasem või oled sa ikkagi siukene vanakooli petroseksuaal, kes tahab mootori heli, vahet ei ole. Ei sunni sind keegi praegult sinna elektriautosse. Et võtke rahulikult, las siis need entusiastid, kuidas ma ütlen, tore on ju, kui keegi testib neid autosid, kui keegi nagu kõik need vead kätte saab oma kogemusega ja kui nad ise selle juures rõõmsad on, et siis rahunege nagu maha ja teistpidi elektriautomanikud ka, et ärge üle tõmmake. Et see on ka kohati selline nagu sekt või mingi usk juba. Et mina sealt elektriautode Eestist grupist mingi hetk logisingi välja sellepärast, et seal oli paar venda, kes on lihtsalt nii püha nagu, ma ei saagi aru, mingi viha või et keegi nägi tee peal, et üks diiselmootoriga Opel oli seisma jäänud ja ta pidas kohe vajalikuks postitada, et näete, või et keegi tossas ta ees ja natuke fanaatiline. Aga ei, ma arvan, et kogu sellest jamast saab varsti üle. Ma arvan ka, et siin võib-olla üks põhjus, mis ma nagu enda jaoks suutsin välja mõelda, ongi see, et üks asi on see, et see elektriautodel hetkel on selline, praegu ilmselgelt mingi selline kasv nüüd tuleb, selline mingit laadi läbimurre, et kas nüüd nagu lõplik, seda on veel vara öelda, aga selline mingi ilmselgne selline nihe on nagu toimunud ja kui toimub mingi nihe, siis sellele on ka mingi vastureaktsioon. Aga teine asi, mis võib isegi olulisem, on ikkagi see, et kuidas seda rohepööret on Eestis natukene turundatud ja seda on turundatud niiviisi just nagu poliitikute poolt ka niiviisi, et need, kes kõik, ma ei tea, automaksu puhul samamoodi on ju, et need, kes kõik sõidavad selle diisel Audiga, et te olete terve elu valesti elanud. Põhimõtteliselt te teete valesti ja hakake nüüd palun tegema õigesti, sest õige on see, kui sa sõidad selle 60 000 eurot maksma elektriautoga ja see tekitab sellist trotsivate inimestes, et ma olen 20 aastat sõitnud selle diisel Audiga, et ja nüüd tulete järsku üleöö, okei, ta pole üleöö, aga niiviisi järsku rääkima, et kuidas te kõike teete valesti. Ja mis siis nagu tahta? Tegelikult elektriautode puhul ikkagi peaks rääkima sellest, et miks nad on head, mugavad ja siis mingitel juhtudel ka
odavamalt pidada, võrreldes sellega, et rääkida seda, et kuidas kõik teised, kes on elanud nii, nagu nad on terve elu normaalselt elanud, sõitnud nende bensiinimootoritega või ükskõik millega, on ju, et nad on seda teinud kogu aeg, see on tundunud normaalne, see on olnud ühiskonna jaoks ka normaalne. Ja siis järsku tuleb välja, et te olete kõik valesti teinud ja need, kellel on võimalik olnud või tahtmine, siis enam nii-öelda mitte valesti teha, siis nemad on ka hüpanud sinna elektriauto poole ja seal on ka selline suur hulk inimesi, kes räägivad, et aga näete, et tead need vanameelsed, et nemad teevad valesti. Ja kuna me oleme sellises ülemineku faasis, mis kestab nagu ilmselt veel ju väga kaua tegelikult, siis mina nagu ei näe nagu sellisel vihkamise, armastamise, ükskõik mis need polaarsused seal on, sellel diskussioonil nagu sellisel kuhul nagu üldse eriti mõtet, et täpselt see sama, et oi, et nüüd olid 10 elektriautod olid tee ääres. Okei, siin oli see Delfi artikkel, mis ütleme niiviisi, et võttis ühe üksikjuhtumi või okei, seal oli võib-olla 3 üksikjuhtumit ja siis laiendas seda absoluutselt kõigele. Et ma sain aru, miks see ajas inimesed närvi, kes elektriautoga sõidavad. Et muidugi, et minul endal maja ees oli ka üks diiselgolf külalise oma, mis ei läinud siin -20-ga käima ja oli vaja siin see 4x4 helbi tüübid panid käima. Aga ja sellest ei tee kuskile uudist, on ju. Muidugi ei tee. See on täiesti tavaline. Ikka juhtub, on ju. Eriti kui aku on olnud seal 7 aastat peal ja nii edasi. Et see kõik on nagu selline asi, mis ei vääri mingit uudiskünnist ja siis okei, oligi ebaõiglaselt tehtud uudis, ebaõiglaselt üles tõmmatud teema ja siis samamoodi, teistpidi jälle kõik need, kes olid trotsi täis, nemad olid jälle niiviisi, et ahah, nägite, see uus asi, see üldse ei tööta, minge ka oma rohepöördega, on ju. Just, minge ka oma rohepöördega. Ja, aga sellega seoses üks huvitav asi tegelikult, et üldiselt Saksamaal vaata kaotati ära elektriautode ostutoetus ja et mis siis selle peale juhtus oli. See oli nagu isegi päris lõbus lugu, et selle peale autode hinnad kukkusid tohutult. Ma saan aru, et Dacia Springi, kui see varem, ma ei tea, mis ta varem Saksas maksis täpselt, aga Eestis ta on ju mingi 22 000, see kukkus 13 000 peale. Ja teised elektriautode hinnad ka, et nad kukkusid selle ostutoetuse summa võrra, mis Saksamaal on ka peaaegu 5000 eurot, kukkusid veel rohkem mitmed autod. Et see tegelikult ikkagi näitab seda, et see ostutoetus hoidis kunstlikult hindu üleval ja ma olen täiesti kindel, et see ostutoetus hoiab kunstlikult elektriautode hindu üleval ka Eestis ja see ostutoetus sellisel kujul on kahjulik meile kõigile tarbijatena. Vot, ma jätkan siit elektriautoga, ma tahtsin lihtsalt, kuna eelmine nädal saadet lindistades oli mul see Riviani sõit veel pooleli ja ma lubasin, et sellel hommikul, kui me Raikoga ära rääkisime, et nüüd ma lähen alles seda testima. Ma pean ütlema, et see test jäi selles mõttes kesiseks ehk lühikeseks. Autoga ei juhtunud mitte midagi, küll aga juhtus ilmaga. Et ma siin vist saates rääkisin ka, et sellel olid all sellised all-terrain rehvid, mis ei olnud meie talve jaoks kindlasti sobilikud. Ja käisime siis Paulaga, tegime väga ägedaid pilte, ronisin muidugi ka sinna kesktunnelisse, sest kui see on olemas, siis sinna peab ronima. Mahtusin ilusti, aga ühesõnaga kuskil metsateedel muidugi oli mõnus lasta, aga ka seal metsateel on niimoodi, et selle lume all oli ikkagi jää ja neid vist mainisin saates neid oh shit momente tekkis seal metsateel, aga okei, seal oli seda korrigeerimisruumi palju, aga kui ma sõitsin tagasi mööda Tallinna ringteed, siis oli selline nagu võib-olla tavalise refiga polekski tundnud, aga seda paar korda see auto lihtsalt teel nagu jõnksatas ja ma sain aru, et mul ei ole mitte mingit pidamist. Kui ma jõudsin Tallinna piirile, kus hakkas tekkima juba mingit sorti musta jäälaadne toode, siis ma panin lihtsalt ohutuled peale, sõitsin ise 50-ga, hoidsin mitmesaja meetrist pikki vahet, lihtsalt, et keegi mulle selga ei tuleks. Ta näeb, mingi ohutuledega mees, et ma jõuaks selle autoga turvaliselt sinna esindusse tagasi. Ehk, et ma ei oska teile öelda, mis tunne on kiirendada 3 tonnise kastikaga 100-ni 3,3 sekundiga. Ma usun, et see auto seda teeb. See auto ei tee seda -16 kraadiga Eestis. Rehvid, külmad rehvid, need ei ole ka need kiirendusrehvid. Üks asi ja teine
ma vist võisin ka andmetega eksida, et nüüd ma kirjutasin loo valmis, kontrollisin, et sellel autol, ühesõnaga Riviani saab kolme akuga, 105 kilovatt-tundi, 135 kilovatt-tundi ja 149 kilovatt-tundi. Sellest suurem minu teada peast oskan öelda vist ainult Hummer EV-l, millel on 200 kilovatt-tundi aku. Proovisõidu autol oli 135 kilovatt-tunni aku ja sellega on nii, et kui vaatad Riviani kodulehte, siis seda 4 mootoriga quad-mootor versiooni saabki ainult selle 135 kilovatt-tundi akuga. Võib-olla ka väiksemaga, aga kindlasti mitte selle kõige suurema akuga. Et kui ei ole vaja 4 mootorit ja seda maailma kõige suuremat kiirendust, et siis võid võtta dual-mootori ja panna sinna peale 150 kilovatt-tunnise aku, millega ideaaltingimustes saab sõita. Vist oli 643 kilomeetrit. Kujutage ette 3 tonnise autoga. Kui sinna asju veel peale paned, siis 3,5 tonni. Et ta on selleks, et sõiduauto kategooriasse, siis tema maksimaalne täismass ongi 3500. Tal on tohutu haagiseveo võimekus, 5000 kuni 5000 kilo võid haagist vedada, aga siis tuleb ta registreerida teise kategooriasse. Antud autol oli haagiseveo võimekus vist, see oli piduritega haagisel oli 450. Et ühesõnaga, sellisel kujul mingit töömehe autot sellest ei ole. Aga ma olen jätkuvalt sellest autost väga vaimustatud, mulle ta tohutult meeldis ja lõpuks, et miks ta siis mulle meeldis, üks põhjus ongi see, et ta ei näe välja selline, et tal on 847 hobujõudu. Ta näeb välja, see esiosa on hästi sõbralik, tavaline kift, mingi huvitav kastikas. Nii et ka kõige radikaalsem rohepööra ja tõenäoliselt ei tule mulle sinna võtmega ukse peal needusi kraapima, sest et see auto ei näe välja ohtlik. Vot, väga kihvt oli. Lihtne on öelda, et selle aasta kõige ägedam proovisõit, sest seda aastat on olnud täpselt 12 päeva, aga ütleme viimast aastat siukene. Ja kui ma auto tagasi viisin, siis mulle veel öeldi, et ma veel küsisin igaks üleks omanikul ikkagi okei, et tegime pilt, et ei oleks mingit segad. Ja ta ütles, et sõitke aga ja minge kohe maastikule ja testige kohe nii, et on testitud. Ja ma nii kahetsesin, et see ilm sattus selline, nagu sattus. Selle sama tee pärast ma julgenud Kõrvemaale minna. Seal on need pikad sinna Mustjõe maastikurajale. Seal on need pikad sellised metsasihid või ma ei teagi, need on mingid välja või suured nagu teed, aga ühe auto laiused põhimõtteliselt. Mis tähendab täpselt see sama, et kui ma seal siis 3 tonni nagu korraks otsustab, et ta tegelikult tahaks sõita natuke hoopis külgees või midagi, siis ma leian ennast sealt väga sügavast kraavist, kust see auto tõenäoliselt roniks ise välja ilma mingi mureta, aga kindlasti mitte ilma kahjustusteta. Aga võib-olla kevade poole, kui ilmad paremad ja tee ei ole libe, äkki antakse meile see auto uuesti. Vot, nii, mis meil siin teemadest kirjas on? Üks asi, tegime siis kohe aasta alguses intervjuu politseiga, sest et eelmise aasta olukord liikluses, ma isegi arvasin, et see number tuleb suurem, sest kuna me saame pressiteateid, siis ma saan kogu aeg, niipea kui maanteel on õnnets juhtunud, keegi surma saanud, ma saan nagu selle e-maili peale. Ja just nagu aasta lõpus, detsembrikuus tundus nagu herre jumala, iga jumala päev on keegi jälle surma saanud. Tegelikult oli see number kokku 59, mis on 59 inimest liiga palju, aga siin on olnud viimastel aastatel ka 70 inimesi, ärme 90ndate algustest räägi, kus oli üle 500. Aga ühesõnaga, liiga palju. Ja küsisime siis politseikolonel leitnant Sirle Loigolt, et teeks äkki väikse intervjuu, analüüsiks neid põhjuseid. Et vaataks natuke sügavamale kui selle nagu loosungite taha, et kiirus tapab ja kiirus ja kõiges on süüdi kiirus ja muidugi napsus sõit. Ja üks asi, pikk intervjuu, see on Autogeeniuse lehelt leitav. Seal on Sirle Loigo toob päris palju huvitavaid asju välja, aga mis minu jaoks oli huvitav, oli see, et kui palju inimesi
hukkus selle tõttu, kõige lihtsama asja tõttu. Ma tean, mida sa vist mõtled ja ma mõtlen Nii. ise vist sama asja peale. Sa mõtled seda, et tegelikult, mida me loeme ka nendest samadest meilidest, mis sa teada andsid, oli see, et inimene paiskus autost välja, sest turvavöö oli kinnitamata. Just, et purjusjuhid põhjustasid 373 liiklusõnnetust, milles hukkus 11 ja sai vigastada 114 inimest. Ja hukkunutest ligi pool ei kasutanud turvavarustust. Siia me saame lisada need inimesed, kes kõndisid pimedal teel ilma helkurita. Et noh, mingid liiklussurmasid kahjuks ei saa ära hoida. No see on, ma ei tea, keegi jääb magama, keegi kaldub, ongi nagu mul selle Rivianiga, et lihtsalt nagu läheb alt ära, eks ju. Ja kahjuks läheb sinna poole, kus tuleb rekka vastu või teine auto. Aga me ei saa ära hoida ka, tähendab, saame. Aga üldiselt mingi kihutav roolioodik on ka niisugune asi, et see on nagu teadlik valik, et see ei ole õnnetus. Aga see, et see, ma ei kui ma jäärajal käisin, ma panin turvavöö endal selja tagant kinni, sest jäärajal ei tohi turvavööd olla, sest kui jää läbi vajub, pead kiiresti välja saama. Aga iga kord, kui ma istusin sinna juhi kohale, käis mul käsi automaatselt, ma tahtsin turvavööd võtta. Ja ma ei saa aru, kas need inimesed siis, kes sõidavad purjuspeaga ja ilma turvavööta, teevad seda ka nagu siis kaine peaga ei pane peale. Et minu jaoks oli see üllatus, et neid numbreid vaadates, kui inimesed hakkaks kasutama turvavarustust, helkur, turvavöö, juba selle pealt me saaksime selle numbri siis mingi 10-15 ühikut allapoole. Osakaal on suurem kui isegi joopesjuhtide põhjustatud õnnestustes. Siin tegelikult ongi, ja alati ongi mingid eriti halvad asjade kokkulangevused, et mis siin aasta lõpus oli ka õnnetusjuhtum Elva lähedal, kus tegelikult võib-olla asi, mille peale inimesed ei mõtle ja mis mõnes mõttes tekitabki probleeme harva, aga kui see juhtub, siis võivad tagajärjed olla väga rängad. Oli see, kui auto oli parkinud ennast bussitaskusse, vastassuuna bussitaskusse niiviisi, et tuled olid siis sõidusuunas edasi, nii et jäi mulje, et tegelikult kui inimene auto tuleb vastu, ega siis ta ei saa aru, kas see auto seisab või sõidab esimesel hetkel. Ja kui see auto on juba vasakul pool tee servas, siis ja nähtavus on kehv, lund lörtsi sajab, siis ta prooviski sellest autost paremalt poolt väljuda, mööduda, kus kahjuks olid inimesed. Et see on ka üks selline asi, kus tegelikult tasuks lihtsalt meelde tuletada, et sellist asja ei tohi teha, et kui sa pead kinni vastassuuna vööndis, siis või vastassuuna vasakul tee pervel, siis ei tohi tuled põleda, vaid peavad olema ohutuled peal. Ja teine suur asi, mille Sirle Loigo välja tõi, mis tekitab palju kirgi, on ikkagi see, et ma eeldan, et ta rääkis siis mitte isiklikust, vaid ikkagi politsei vaatenurgast, et see veapunkti süsteem oleks ülioluline selleks, et meie liikluses olukord paremaks läheb. Ta ütleb, et kui turvavööta sõidu eest on trahv 40 ja roolis kõrvalise asjaga tegelemisest 20 €, siis keda see motiveerib? Et eriti arvestades inflatsiooni. Et liikluses on vaja tegeleda nendega, kes panevad toime kõige rohkem rikkumisi. Et praegult ei lähe näiteks karistusregistrisse ja kuskil ei lähe kirja need samad kaamerasse sõidud. Et ehk siis, et mingid inimesed regulaarselt või teadlikult ületavadki kiirust ja veis ju käib ja kui ka ei käi ja sa selle lätaka ära saad, kannad üle ja lähed oma eluga edasi, et sa kuskile kirja ei lähe. Aga siin on tegelikult teistmoodi asi, et vaata, saad tegelikult peaks nüüd politsei käest küsima, et palju seda turvavööta sõidu eest 40 € trahvi siis eelmine aastaga tehti. Ma kahtlusen, et seda tehti väga-väga vähe, sest sellist asja reaalselt tegelikult ju ei kontrollita. Niiviisi süstemaatiliselt. See tulebki ju välja siis, kui see turvavöö ja kogu see asi oli teema on ju 90-ndatel ja kus, ma ei tea, pooled inimesed seda ei kasutanud, sest ei ole ebamugav ja tänaseks päevaks ikkagi me oleme seal, kus enamik inimesi kasutab. Ma olin kusjuures eelmine aasta ühe korra sõitsin inimesega, kes
kas ei kasutanud turvavööd, ma vaatasin kohe. Et aga sellist asja ju ei kontrollita, et tegelikult politseil pole ka ju ressurssi, et sellist asja kontrollida. Et seal tekib meile see küsimus, et okei, et me võime selle veapunkti süsteemi ju panna selle turvavööde sõidu on ju kenasti sisse, aga keegi ei hakka selle eest neid veapunkte saama, kui tõesti juhuslikult mingil muul põhjusel peatatakse see auto kinni ja leitakse, et näed, turvavööd ei ole. Et see on ka selline asi, et tõesti, kui politsei kinni peab ja keegi ei kasuta turvavööd, siis suur tõenäosus on, et ta jõuab selle veel seal tegelikult kinni lükata ka enne seda, kui seisma jääb. Et ma ei tea, kas see on rohkem see, et paberil tundub hea idee, aga siin üks on turvavöö, aga selle loigo ikkagi rõhub tegelikult kiirusele, et ta ütleb, et kõrvalt vaadates tundub täiesti jabur, et inimene on liiklusreeglid rikkunud ja karistada saanud 19 korda, et miks talt pole juhiluba ära võetud. Sellepärast, et need kõik on väiksemad, niinimetatud lühimenetluse rikkumised. Et seesama, kaamerad, asjad, kõik. Et politsei arust on veapunkti süsteem vajalik. Et trahvihirm ei saa olla ainus asi, mis liikluse elus hoiab, aga mingid asjad tuleb ikkagi sellega ära korraldada. Et ta ütleb ka, et ühiskonna vaade, millega põhimõtteliselt ma võin nõus olla, et roolijoodikut selles mõttes ei tolereeri ju keegi. Keegi ei astu niimoodi, et mis see, kuule, see 0,5, kuulge, ärge nüüd, eks ju. Ei, keegi ei kaitse roolijoodikuid. Aga kiirus on selline, ükskõik kas on siis kuni 20 üle või on siis, ilus ei ole, aga keegi otseselt ju ma ei tea, ei võta väga palju sõna. Võtab, aga ei ole sellist ühiskondlikku ühtset taunimist kiiruse ületuse osas. Mille kohta ei ole ka ühiskondlikku ühtset arusaama ei inimestel ega poliitikutel. Võib-olla see on, nagu tuleb välja, et politseil see on ilmselt vist olemas, aga selle veapunkti süsteemi kohta ikkagi üldiselt, et tuleb, ei tule. Jälle on kuskil, nüüd praegult on pandud see asi ju seisma, võime sellest rääkida, et politsei võib sellest rääkida, aga ilmselgelt on näha, et see praegu ikkagi ei hakka juhtuma. Jah, saate lindistamise ajal mul on arvuti lahti ja rääkides nendest asjadest, mida sa ei saa kuidagi saab ära hoida, aga hetkel on kuskil seal Tallinna ringteel lahti rullunud mingi tohutu ahelavariiv, kus põhimõtteliselt, nagu me oleme näinud kuskilt välismaa uudistest, et väga, väga õudne tundub see kõik. Et rekkad, sõiduautod kõik ja järjest muudkui pannakse ja keegi ütles, et politsei vist on kohale toonud ka juba selle konteineri, kust kriisijuhtimist tehakse. Päris karm. Ja, et kuna meil ei ole otsesaade, siis ma ei hakka teile ütlema, et ärge praegult sinna minge, aga ma saan öelda, et kui te nädalavahetusel või siin edaspidi, kuidagi on see talv, need teed lähevad millegi pärast, võib-olla peaks seda ka küsima, et miks nad nii libedaks lähevad, et miks oli eelmine nädal see tee nii libe, kui ma selle Rivianiga sõitsin, et kuidas see niimoodi juhtub? Et kõik on justkui nagu ette teada. Mina käisin eelmine nädal Saaremaal ja see oli väga, väga huvitav. Tegelikult Tallinnas sõitsin Saaremaale ja enne sõitsin reedel sõitsin Tallinna, siis sõitsin Saaremaale ja siis sõitsin Saaremaalt tagasi. Teeolud olime sellest, et ilm oli selline suhteliselt stabiilne, et reede hommikul oli selline pinnatuis, mis on alati nagu vastik, et ta tõmbab selle tee nagu selliseks jäiseks ja kõik need sellised muidu need väiksed konarused, mis sind aitavad, et need tasandab niiviisi ära, niiviisi väikeste selliste selliste lumehelvestega. Aga ja oligi, ta oli väga, väga ebaühtlane, oli kogu see tee. Mingis kohas see oli nii libe, et sa võtsid ikkagi H80 peale ja enam-vähem jalga gaasi peale ei hoidnud, hoidsid meeletut pikki vahet ja vaatasid, et tuleme nüüd siit nagu rahulikult ja elusalt läbi. Ja kilomeeter hiljem oli kõik niiviisi, et lase nagu suvel. Ja siis jälle aga ühel hetkel jälle oli selline teistsugune, et naljaks oli terve Saaremaa oli niiviisi, et sõitsin 10 kilomeetrit enne Kuressaaret järsku
läks meeletult libedaks, ülejäänud tee oli kõik väga okei. Et hästi väga selline ebaühtlane oli kogu see tee, kuigi peale reede hommiku tegelikult ilm oli selline sama, selline -15, natukene külmemgi. Ja üks asi on see, vaata, et selle päris külmaga, ma saan aru, on ju need ained, mida nad sinna loobivad tee peale, et need ei toimi nagu päris nii, nagu nad toimivad -5 või -3 puhul, et see on üks asi kindlasti. Aga nüüd on siis, ma pean meie sellelt, kes Kuku Tampere, kes hästi palju räägib sellest, kuidas Soome, ja kõik räägivad, kuidas Soomes, et et ärme kasutagi neid mingit soola, et aga kuidas siis Soomes, kas neil ei teki selliseid olukordi, nagu meil siin on see, miks see siis on, et meil on libe ja seal ei ole, aga okei, ärme siia pärast lähe. Loodame, et seal õnnetuses ei ole väga palju kannatanuid. Siia samasel politsei jutu otsa tuli üks uudis, et eelmine aasta oli üks õnnetus, kus, see ei olnud õnnetus. See oli, kus mingid noored seal Tallinn-Tartu maanteel sõitsid kohati 220-230 kilomeetrit tunnis, tarkpead muidugi filmisid seda, alati hästi mõistlik. Ja siis on jäänud ka maanteekaamera videosse see, kuidas pealesõiduteelt tulevale kaubaautole pannakse põhimõtteliselt umbes 180-ga tagant sisse. Miks? Seda on sealt videost eriti raske aru saada, just kui nagu ruumi ja aega on, et kas siis istutigi telefonis või oli see, et ega härrad olid ju napsus ka. Et lihtsalt, ma ei tea, vaadati sõbrale otsa või võeti õlut sellel ajal. Aga mis on õnneks juht pages metsa, õnneks keegi kannatada ei saanud, autod puruks muidugi. 19-aastane juht. Aga mis on pärast, siis ta ilmus ise välja ja nüüd jõustus nagu kohtuotsus. Ja mootorsõiduki juhtimisõigus võeti järgnevaks 8 kuuks. Ja kuna tegemist oli esmane juhtimisõigus, siis tunnistati juhiluba üldse kehtetuks, mis tähendab seda, et tal tekib uuesti võimalus nagu lube taotleda 20 kuu pärast. Mulle tundus see 8 kuud nagu ilmselt on seal rahatrahv ka mingi. Jube vähe. Aga kui ma nüüd vaatan, võib-olla see on see, et kuna ta ei saa nagu nii ka lube uuesti taotleda, et ta siis saabki põhimõtteliselt peaaegu 2-3 aastat lube ära võtta, ilma lubadeta elada. Aga see tundus nagu, arvestades asjaolusid, mina ei tea, päris soodne karistus. Et ma ei tea, kas asi võib olla selles, et võib-olla mingid selliseid karme asju ei karistata piisavalt. Mul ei olegi siin rohkem midagi öelda, lihtsalt selline juhtum oli ja selline karistus anti. Jah, vaatasin just seda videot ka ja väga, väga kummaline õnnetus. Nii, eelmise aasta automüügi kokkuvõte tuli. Siin üllatusi topis muidugi ei ole. Toyota võitis, Škoda teine, umbes 900 autot on neil vahet, 3. Audi. Mudelitest muidugi RAV4, Corolla ja Octavia. Kallitest autodest, räägime siis uutest Eestis registreeritud autodest, 41 Lamborghinit, võrreldes 30-ga eelmisel aastal, või üle-eelmisel siis. Bentley 39, võrreldes 23 üle-eelmine aasta, Ferrarisid 18, neid osteti üle-eelmine aasta 24. Ja Maseratisid 14, McLarenid 2, Rolls-Royce 1. See selleks. Mis meil tekkis lihtsalt nagu arvestades Eesti autoturu väiksust, kokku müüdi eelmine aasta 22 820 uut sõiduautot. Kui sa vaatad stoppi ja seda, et 3. koht on Audi ja mudelitest on Audi Q2 4. kohal ja Audi A3 6. kohal. Q2-sid müüdi 735 autot. Ühesõnaga, et vaata kui huvitav, et meil turg on nii väike. Põhimõtteliselt, kui üks firma ehk siis Bolt Drive ostab või uuendab oma fliiti või laiendab, siis see lihtsalt mõjutab automüüki nii palju. Et kui sõiduautode müügikasv oli 11,7% võrreldes 2022-ga, siis huvitav, et jääb mulje nagu justkui nagu inimesed on hakanud autosid ostma, aga kui suur protsent sellest on just see, et Bolt Drive või Citybee uuendas oma masinaparki.
Ja nii jääb mulje, et need sõidu rendi ja jagamine, mis peaks autode ostmist vähendama, töötab vastupidises suunas. Numbrid vähemalt näitavad selles mõttes, et mis siin Küsisime Boltilt ka, kommenteerida. küsisin Boltilt, et mida ja kui palju ostsite. Seda nad meile muidugi ei avalikustanud, aga nad ütlesid, et Eestis on neil kokku 1200 autot. Noh, okei, osad ei ole eelmisel aastal ostetud, osad on ka natuke vanemad, aga mõtle, kui ostaks Bolt 1200 autot, mis siis 22 000 on äkki 5% või? Jah, Umbes 5% ühe firma soetus. Et väga oluline, et nii see müügi edetabel siin tekib. elektriautosid siis müüdi 6,3%, mis on siis umbes 1437 autot, aga hübriide oli kokku 42% lausa. Jaa, aga see hübriididega ma käisin Kanal 2 nende uues hommikuprogrammis ka seda selgitamas, et tuleb arvestada, et paljud ikkagi mõtled, hübriid nagu Toyotal, see, kus on ikkagi enam-vähem arvestatav aku peal, mis sul linnas hästi palju aitab kütuse kulu hoida. See aku on, ma ei tea, mingi 1 või 2 kilovatt-tundi, aga ta on seal. Siis tegelikult hübriidina lähevad kirja ka mild hübriidid. Pehme hübriid, mis on põhimõtteliselt lihtsalt väike starter või ühesõnaga väike mootor, mis aitab näiteks kas kohaltvõtul või start-stop süsteemina või siis õige vähega nagu elektriga kulgeda. Aga ta kindlasti ei ole see nii-öelda täishübriid ega aga ka pistik. mis see lihtsalt huvi pärast, ma nüüd seda pealt ei tea, et mis selle mild hübriidi see CO2 numbrid on, et palju need madalamaks tulevad? No veits ikka tulevad, aga mitte sellisel määral nagu täishübriidil, aga me teame, et autotootja jaoks on seal ka 1 gramm, ka 0,1 gramm võib väga oluliseks osutuda, sest seal on ju need mingid nii-öelda trahvimäärad, mis sa saad, kui su müüdud autode see CO2 kogus ei vasta mingitele nõuetele. Et ilmselt aitabki, aga lihtsalt, et natuke jääb just mulje, et kõik nüüd 42,2% hübriidautosid, need ei ole kõik sellised täishübriidid, vaid enamik on ikkagi need pehme hübriidid. Kui vaadata tegelikult nüüd selle keskkonna koha pealt ikkagi niiviisi, et 42 hübriidid ja 6% elektriautod, siis pooled müüdud autod olid vaata ju vähemalt hübriidid, et keskkonna vaates mul on tunne, et me liigume väga hästi, kui paberil vaadata. Tegelikult ju ega nii-öelda autode keskmine kütusekulu ja kõik see, me olen rääkinud, hetkel ma statistikat välja ei viitsi otsida, mingi hetk liikus ju kogu aeg allapoole. Just sellega, et autosid saadi, ma loodan, et mitte mingite dieselgate'idega, vaid et mootorid muutuvad aina efektiivsemaks, et me mäletame ju omal ajal, kui me sinuga noored olime, siis keskmise sedaani kütusekulu oli 8-9, kui sa mõistlikult sõitsid ja maanteel ja niimoodi, siis täna on see ikkagi pigem nagu 6, ka bensiinimootoriga autol, diislil jumala eest alla 5. Aga teine põhjus on see, et need autod lähevad suuremaks, sest me kõik sõidame nende totakate linnamaasturitega. Me tahame suuremat ja aina suuremat ja kõik, iga järgmine mudel, mis oli vist Honda CR-V kasvas, 10,1 sentimeetrit. Jah, nad oskavad neid ka kergemaks teha ja siis paned sinna hübriidi peale, aga mõõtmed ja kaal kogu aeg kasvab. Mis tähendab seda, et globaalselt see keskmise kütusekulu ja tõenäoliselt siis käiksid CO2 on pigem tõusmas. Autode arv nagunii, aga ka nagu keskmine see, mis on ka tobe veits. Nii, aga uus Land Cruiser kulutati välja, et kas see ka nüüd kasvas või kahanes? Ma niimoodi ei oska öelda, see on alati suur auto olnud, lihtsalt Land Cruiser on olnud väga pikalt ühesugune, tal on saanud mitmeid mudeli uuendusi, aga tegelikult ikkagi iidne auto. Samas, eks ju, vana ja Toyota lähenemine, et kui mingi asi töötab, siis ei ole mõtet seda muuta. Aga see aasta jõuab täiesti uus Land Cruiser, mis näeb väga kihvt välja. Siin on selline erisus, et kui ta müüki tuleb, ta tuleb 2 erineva välimusega. See tähendab seda, et kui sa oled tõeline Land Cruiseri fänn, siis sa pead kindlasti ruttu minema broneerima omale selle First Editioni, millel on ümmargused esituled, natuke selline retrokas. Honda E, ta on nagu Honda E, vaata. Honda E, jah. Et kindlasti saab see kunagi hoiab paremini hinda ja ma olen kindel, et kindlasti saad sama tavalise Land
kruiiseri, millel on sellised kandilised tuled nüüd või piklikud, ristkülikukujulised. Kindlasti saad selle first edition stange omale järelturult ka ilmselt osta, aga ühesõnaga jah, tehniliselt täpselt samad autod, lihtsalt nägu on teine. Aga miks ma selle uudist tõin, et lihtsalt hinnad kuulutati välja? Et kui praegult on olnud Land Cruiser hinnakirja järgi vähemalt arvestades tema võimekust ja suurust ja populaarsust, pigem nagu odav auto. Muidugi, kõik Land Cruiserist ostetakse ikka täisvarustusega, kui see just ei ole mingine metsamees, kes ostab oma objektijuhtidele näiteks 5 autot, siis on suva. Aga täisvarustused Land Cruiserid veebist vaatad, pigem 60 000 eurot auto. Ei ole odav, aga autot on selle eest muidugi mega palju. Siis nüüd uue hinnad, et muidugi tal on seesama 2,8 liitrine diiselmootor, et seal mingit innovatsiooni pole tehtud, mingit hübriidi pole peale lajatatud koos 3-silindrilise mikromootoriga. Vana hea diisel. First edition 84 000 eurot. Ja seal on muidugi põhimõtteliselt kogu varustus pluss siis eriline väljanägemine. Tavavälimusega Land Cruiseri executive varustus on 81 000 eurot ja Prestige ehk siis nii-öelda baasmudel algab 71 500 eurost. Ma ei oska hinnangut anda. Muidugi see on siin niimoodi vaadates ikkagi pea 20 000 eurot tõusu, aga eks selle Land Cruiseri hinnad on olnud ka, ma ütlesin, pigem odavad. Et kui ma neid hindu nägin, ütleme nii, ma ei imestanud. Või see ei ole kuidagi, siin ei saa seda öelda, et lolliks olete läinud Toyota eest 84 000. Ei, see on samasugune elustiili auto nagu paljud ja 84 000 tänases automaailmas ei ole nagu mitte midagi. Eeldusel, et siin on ka mootor on pigem vana, aga et eeldan, et kõik on ju natuke parem, natuke luksuslikum, natuke uuem, et odavaid autosid enam ei toodeta. Üks naljakas asi, mis silma lihtsalt torkab selle juures, kui ma neid uue Land Cruiseri pilte vaatan, on see, et need rattakoopad on muutunud selliseks natuke rohkem nelinurksemaks, et nad sellised servad on natukene teravamad, et varem need olid natuke kumeramad ja need natuke rohkem meenutavad RAV4, need rattakoopad. Et see on kuidagi naljakas. Ma ei kahtle, et sellest saab järjekordne Toyota hit-toode, et pole nagu põhjust kahelda, et kui neid Land Cruiserid on sadu ostetud iga aasta, muidugi see on huvitav, et kas uut Land Cruiserit saab ka N1-na, et Eestis ju enamik neid müüakse N1 kategoorias, ehk siis nii-öelda tarbesõidukina, mis annab ettevõttele, ma ei mäleta, mis soodustusid andis. Eks ta ongi põhimõtteliselt tarbesõiduk. Kui sa nüüd vaatad neid siin pilte, siis väga ei tundu, aga kui seda nii vastavalt kasutada, siis muidugi. Et see saab huvitav olema, jah. Et kas saab. Kuule, aga ma arvan, et me oleme täna teinud täitsa tutske saate jälle ja võib-olla tõmbaks siinkohal otsad kokku. Ja kuuleme järgmine nädal jälle. Cupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Cupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interiöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Cupra garaaž, Sõpruse puiestee 170 Tallinnas.